Tere armas Fonte News kuulaja vaataja. Täna meil on järjekordne intervjuu Argo ja Eveliniga, kellega me oleme teinud juba 2 intervjuud varasemalt. Fonte News on uudistekanal, kus me avaldame uudiseid otse allikast ja moonutamata. Koos teiega armas Fonte News kuulaja vaataja teeme sellest kanalist just sellise uudistekanali, mis on meile oluline ja uues ühiskonna loomiseks vajalik. Tere Argo ja Evelin. Tere. Täname kutsumust. Mul on rõõm teiega jälle olla siin koos ja rääkida maailma asjadest, nii nagu nad on. Ja esimene küsimus on mulle teile selline, et teie olete Evemaa loojad, Evemaa juhid. Ja kui nüüd inimesed elaksid teie nimetatud loodud riigis, siis kas teil oleks kõik teistmoodi? Ikka oleks teistmoodi. Inimesed peavad sellest aru saama, et ühtegi riiki ju tegelikult füüsiliselt ei eksisteeri. See on välja mõeldud maailm. Miks riigid luuakse? Iga inimkooslus võib riigi luua. Luuakse riigid selleks, et üheskoos edasi minna. Selles riigis on siis väärtuste loojad, kes kasvatavad vilja ja möldrid, kes jahvatavad jahu ja kes saia teevad, kes maju ehitavad. Aga et nende elu oleks, et nad saaks maju ehitada ja saia küpsetada, siis koolitatakse välja ka näiteks arstid. Arstid ju otseselt väärtust ei loo, aga nad peavad tagama, et väärtuste loojatel oleks tervis korras. Ja selle eest see ühiskonna arvelt nagu toimubki selle arsti koolitamine. Ja täpselt see sama mudel ju tegelikult toimub ka siin. Arsti koolitamine, miks ma just arstidest räägin sellepärast, et siin on olnud jutud, et mõned arstid ei tahad teenindada neid, kes siis ei ole, siis ma ei tea, kas kellel ei ole roosasid aluspükse või kes ei ole vaksineeritud või kes ei ole poogitud, need on erinevad asjad. Aga et sellisel juhul peab arst oma õpingud ise ka kinni maksma. Kui me praegusest keisist räägime, siis arstikoolitus arvatavalt 250 000 eurot. Et see tuleb nagu ühiskonnale siis tagasi anda, kui nad niimoodi käituvad. Aga nüüd, kui luuakse riik, miks seda riigimängu üldse vaja on, seda on selleks vaja, et üle maailma on kokku lepitud, et postiteenistus on kõige kõrgem võimuorgan. Postile alluvad kõik, transport, politsei, sõjavägi, kohtud, kõik alluvad postiteenistusele. Aga muidu on nagu raske seda postiteenistust avada, aga siis tuleb nagu selline mäng läbi viia, et tuleb nagu riik luua. Ja inimesed sellest riigi asjast jälle ütlevad, et peaks olema tunnustamine, et keegi kas on tunnustanud või tunnustamist. Ei, tunnustamisega on natuke teistmoodi. Tunnustamisega on see, et maailma ju hoiab käigus kaubandus. Aga et kõigil oleks ühed reeglid, siis selle nii-öelda loodud riigi peab see seltskond, kes selle lõi, kui ta tahab ärimängus osaleda. Peab Ameerikasse registreerima, seal on registripidaja, registreerime ta firmana. Kui on äriühing, siis kõigil on ühed reeglid ja kaubandus saab toimida. See on paratamatus, et kaubandust on vaja, sest muul juhul ei oleks võimalik, kui naftat Eestis ei ole. On küll uraani, aga sellest peab eelmine kord rääkisime. Nii et see on see, nagu sellest ei saada aru, et faktiline maailm ja efektiivne maailm ei omavahel kokku ei saa. See kõik on nagu mäng. Väga põnev. Igal juhul neid selliseid riike, nagu on Evemaa, tegelikult maailmas on neid vist üle 100. Neid on palju, jah. Aga see ongi põhise see, et sa ei saa nagu kaubandust teha siis sellisel juhul. Aga ta nii-öelda, kui me räägime sellest võimust, siis see võim on nagu suurem kui nendel äriühingutel tegelikult. Inimesed lihtsalt ei tea seda, kuidas see tehtud on. Kõige lahedam on ju Austrias on see Prateris on see Google-Muggeli vabariik. Sellest ju paljud teavad, eks ole. Et seal oli ka kunstnik tegi ümmarguse maja ja siis nad muide viisidki sinna, ütlesid, et tema pani küll suvalisse kohta. Ütlesid, et see on minu maa, eks ole. Aga need siis viisid ta maja siis lõpuks sinna Praterisse, kus see lõbustuspark on ja kus siis see nii-öelda selle aktsiaselts Austria vabariik, selle valitsus pani ta laia ka ümber. Nii et valitsus aitas eraldada selle? No selle äriühingu aktsiaselts Austria vabariik, eks ole, või mis iganes ta praegu. Väga äge. Aga tuleme tagasi nüüd siia meie kuuma suve juurde. Meil oli väga kuum suvi see aasta, et räägi natukene sellest, et mis siin toimus suvel, et siin tuleb ülevalt ja alt igasugused huvitavad asju meile siia inimeste sekka. No vaata, eks tuleb ju vaadata, kes teid jutte räägivad. Oli küll mõni päev, siis juunis vist oli aastal 2021, me räägime suvest, eks ole. Juunis oli mõni soem ilm ja juunis oli sai särgi maha võtta, aga augustis vist ühelgi päeval ei läinud üle 16 kraadi see temperatuur. Nii et kui rääkida nagu kliima soojenemisest, eks ta on mitme otsaga asi. Inimtekkeline ta on. Aga sellel on põhjus, et ükski tõsine kliimateadlane
ei, sellest ei räägi, milles see põhjus on. Ükski tõsine ei räägi, räägivad, kes on see Kersti Tandberg ja ei, mitte on mingi teine nimi. Greta Tandberg. Ja, eks ole. Ja räägivad siin ka kohalikud mõningad näod, eks ole. Ja kui sa sellele Gretale ju näkku vaatad, sa saad aru, et diagnoos on seal näos, see on ju selge, millega tegemist on, millise katsilliga ta organismis, eks ole. Aga sellel on põhjus ja võib-olla, ma ei tea, kuidas seda nähtust kutsutki? Seda nähtust kutsutakse ICE plus, ICE minus, et maakeeli siis jää pluss, jää miinus. Ja seda põhjustab siis on bakter Pseudomonas syringae, mis siis muudab veeagregaat olekut vedelast tulekuks tahkeks, ehk siis vesi muutub jääks. Nüüd ICE minus... Et kuidas see tehtud on? Ma ütlen vahele vähe, et sellega on niisugune asi, et vesi ju külmub 0 kraadi juures, eks ole. Aga miks ta külmub? Külmub, inimesed ütlevad, eks ole. Aga destilleeritud vesi külmub alles 40 kraadi juures ja kui on väga puhastatud, siis 70 kraadi juures. Keegi ei saa aru, miks see nii on, aga see ongi sellepärast, et see vesi sisaldab veel midagi. Ja nüüd seesama ICE plus, ICE minus, see vist on loodud põllukultuuride kaitseks. Ta on ju geneetiliselt muudatud organismiks. Kutsutakse geneetiliselt muudatud organismiks. Ja see on põllukultuuride seda, et kui sul on öökülm on, ja siis ta ei löö sul kohe seda marja lõhki. Nüüd see on geneetiliselt muundatud ja mari ei kaada külma, eks ole. Ja täpselt seesama nähtus, seesama, mis sa ütlesid, see... Pseudomonas syringae. Ja, aga see, mis see nähtuse nimi on? ICE plus, ICE minus. Ja, et seda külvatakse lennukite pealt, on ju. Ja sellepärast on Põhja-Jäämeri on juba jäävaba, on ju. Lihtsalt ei külma ära enam selle temperatuuri juures. Nii et inimtekkeline on ta tõepoolest, lennukite pealt teda külvatakse. Ja eks sinna lennukitesse pannakse igast muud sõdi ka sisse. Need reisilennukid ei kasutata, see ei ole jutt, et reisilennukite pealt kalastakse. Need on spetsiaalsed lennukid ja nende kohta on fotod olemas ja kõik, see ei ole mingi saladus. Ja vanasti muidugi pandi sinna lisaks selle kõigele nendele muudele asjadele, seal pandi ka, mis see siis oli? Liitiumit. Just. Liitiumit pandi. Kui sa liitiumit lased ülevalt alla, siis see rahustab neid hullukesi. Aga meile tundub, nähes, mis siin toimumas on, eks ole, ja need samad need Gretad ja Kerstid ja kes nad kõik on ja ihad ja mis nende nimed on, et enam seda liitiumit ei panda. Ja sellepärast ongi nad rahutuks muutunud. Ja ilmselt see ongi tahetakse seda teha, et nad olekski nad rahutud, toimetaksid ja jookseksid ringi panikas. Ühesõnaga, meil pritsitakse ülevalt alla mingit geneetiliselt moondatud vedelikku. Me siis hingame sisse, me sööme siis taimedega seda sisse ja muundatakse inimesi siis geneetiliselt. Kui sellest, millest me praegu konkreetselt räägime, selle põhjus on küll see, et ei jäätuks, et ei toimuks jäätumist. Et ei toimuks jäätumist. Et see on puhtalt selle peale. Okei, kui meil ei toimu jäätumist ja siis meil seal Põhjamaal ka kõik asjad sulavad, tekib siis üleujutus? No sellest räägitakse, üleujutus saab tekkida ainult siis, kui see jää sulab, mis on mandrite peal, eks ole. Vaata, see Gröönimaa, see on selline saar, mis on ümbritsatud teatavatest rahvustest on ju, see on eraldi, et Rooma impeerium omal ajal läks sinna hoopis peitu ja see on võib-olla pikem teema. Aga see jää, eks ole, aga kui nüüd see jää, mis vees on, see on väga lihtne, inimesed võiks ju proovida. Kui sa paned jääkubikud klaasi, kallad ääreni täis, kui see väsi sulab, siis see tase alaneb. Nii et see veeuputus, see võib-olla päris nii ei juhtu. Et sellepärast see info siis ei vasta tõele, et meil on nagu nimetatud kliima soojenemine ja tekib suur üleujutus, et see ei ole nagu... Ei, see vist ei juhtu. Juhtuda saab ainult siis, kui toimub maakoores nihkumine, eks ole. Kuskil toimub väga suured vajuvad ära, on ju veed hakkavad liikuma, see on ainukene asi, mida saaks. Selge. Et meil oli hiljuti siin maailmas üks olulise sündmuse niinimetatud meenutus oli 11. september, kui kaksiktornid nimetatud siis kokku lasti, et mis tegelikult selle kaksiktornide taga oli seal hoopis teine plaan, mitte Al-Qaeda probleem, vaid mis seal tegelikult taustaks oli? Kuidas inimest saab valitseda? Ainult läbi raha. Mitte mingit muud varianti ei ole, eks ole. Kui sa annad inimestele praegu nagu nendest kontodest, millest me oleme rääkinud, kui sa annad kõigil need kontod kätte, tõenäoliselt ju sõjavägi jookseks ka laiali, eks ole. Miks nad seal Afganistanis käivad ju tapmas, raha eest käivad tapmas, need on palgamõrtsukad, eks ole, siis käivad pärast kõik rahvas käib need sinised lilled rinnas, eks ole. Ja tõenäoliselt ei läheks mitte keegi, jääks võib-olla mõni üksik, kellel ongi, kes ongi peast sassis ja tahabki, tal on vaja tappa, eks ole. Ja ainult rahaga saab valitseda, on ju. Ja nüüd on niisugune asi, kes sellel ajal see aktsiaselts Ameerika Ühendriigid eesotsas oli,
eesotsas oli Bush. seltsimees Bush ja põõsas, eks ole. Ja vaata, nüüd on niisugune asi, mida nagu ei teata, et Texase all, nad olid Texase pankurid ju, nende perekond on ju, aga Texase all on nagu selle föderaalreservi selline varusüsteem, et nüüd kui kulutatakse välja Defcon 2 Defcon tähendab siis defense condition. Defense condition. Kui kulutatakse välja Defcon 2, siis saab lükata selle Texase all oleva selle varurahasüsteemi käima. Ja sellega üritasid Bushid selle sündmusega, üritasid seda Defcon 2 kätte saada. Aga Defcon 2 ei käivitatud, oli Defcon 3. Defcon 2 on ainult paaril korral käivitatud, kui Kuuba kriis oli, siis oli ka Defcon 2, eks ole, see oli venelased sinna. Muide vahepala, me vist rääkisime eelmord sellest kuubakatest, kuidas venelased sinna rakette viisid ja kui nad venelased hakkasid Kuubaga läbi käima, et inimesed ei tea jälle, kuidas maailma poliitika käib, siis 59. aastal hakkasid sahmima selle Kuubaga. Siis Ameerikas öeldi kohe, et kuulge, et te olete meile liiga lähedale külje alla ujunud, et kui te tahate midagi, võtke Soome endale. Võtke lihtsalt, liitke 16. liiduvabariiks. Venelased ütlesid, ei, me ei taha seda, et meil on tore ju selline väikene kapitalistlik vasallriik on meie külla. Mehu, kati ja voimiks ja suppüksid ja mida kõike sealt sai, eks ole. No, jumala tore värk on ju. Et ei tahetud seda. Ja nüüd oligi, nad ei saanud seda Defcon 2 käima ja ei saanud seda rahandussüsteemi käima. Ja sellest läkski kõik see pall liikuma. Ja seda me oleme rääkinud, paar korda oleme rääkinud, aga igaks juhuks äkki me ikkagi mainime selle rahaasjale, kuidas see kõik välja tuli. No nii, selle sama sündmusega seoses on ju. See 2001, eks ole, oli. Siis 2007, kui oli näiline majanduskriis või 2008, ja. Siis saadeti välja need 12 föderaalreservi panka, on ju, kus kõigil meil need kontod on. Nende omanikud istuvad Šveitsis läbi sellise organisatsiooni nagu BIS, Bank for International Settlements. 5 aastat tagasi seda nime isegi keegi ei teadnud. Ja see on Baseli linnas. Ja see sama BIS on iseseisev riik. No teatavatel põhjustel, postiteenistus, 12 meremiili, eks ole. Ja need samad saatkonnad, mis on, näiteks see sama, mitte saatkonnad, aga see sama Eesti Pank, mis on. See on BIS-i saatkond. Soome Pank, see on jälle BIS-i saatkond. Need on saatkonnad, selle riigi saatkonnad. Ja nüüd sealt samast BIS-ist saadeti välja uurija, et mine uuri Bushe, mis pagan seal Texases toimub. Sest seal tekkis selline asi, et vaata, me oleme kogu aeg rääkinud, kuidas selle laenulepingul, et selle alusel, see on lubadus maksta promissory note, et selle alusel võetakse sealt sinu konto pealt, võetakse see raha, mis siis sulle laenatakse näiliselt. Ja saadeti uurima, sest need Bushid tahtsid nagu võtta mitmest kohast. Mitmest kohast võtta. Ja saadeti uurija välja, vaata üks Onde mu käest küsiski väga kaval küsimus, me ise ei teadnud seda jälle öelda, et kas siis Rothschildid ei teadnud, kust see raha tuleb maailma. Ei, Rothschildid teadsid muidugi, nad saatsid uurima seda teist asja. Aga see inimene uuris, endine prokurör, eks ole, ta uuris liiga põhjalikult. Ja uuris kõik selle välja, et aga kust see raha tuleb, ahaa, et hoopis mingid kontod on. Aga kellele need kontod kuulevad? Aha, meile kõigile endale läbi meie sünnitunnistuste. Tema uuris selle kõik välja ja sealt läks see pall veeri. Nii et kui siin keegi nagu tahab vaielda, on ju, siis me kahtleme, et olete targemad kui Rothschildid juristid. See on põnev informatsioon taustaks sellele, et tervele maailmale tehti valmis filmid, et kuidas lennukid sinna sisse lendasid ja see ikka kõva maskerad, mis korraldati, et terve maailm panna uskuma nii suurt valet. Tegelikult see 11. september tõestas tegelikult kogu inimkonnale, et kui suures vales inimkond elab ja kui palju tegelikult ollakse valmis rahamängu panema, et inimkonda eksiteele viia. Ja nüüd minu jaoks on see 11. september ka suht märgise tähtsus, et peale seda intsidenti hakkas tegelikult inimkond rohkem aru saama valedest. Et tegelikult mina nägin, et hakkasid sündmused veerema, kus inimesed hakkasid aru saama tegelikult, kuidas see maailm toimib ja kui palju meile valetatakse, et see on teadlikkus hakkas tekkima. Ärkamiseks ongi tarvis mingit sündmust, eks ole, aga valdav enamus muidugi nõustus ka igasuguste muude reeglitega, karmimate turvareeglitega ja alati tehakse need filmid ette sellepärast, et see on hästi oluline, et on vaja saada selle vastaspoole või teise poole nõustumine. See nõustumine. Ilma nõustumiseta mitte midagi teha ei saa. Et see juhtub, ilma nõustumiseta tegutsetakse ainult ühes kohas maailmas. Seda kohta kutsutakse Eestiks. Ainult siin arvatakse, et ühesõnaga, et kui inimene tõmbab endale mingid klooniriided selga, paneb mingid kitli selga musta ja siis tema otsustabki inimest üle. Ei, ta peab alati saama nõustumise, ta peab alati saama selgeks, kellega ta suhtleb. Kas ta suhtleb väljamõeldisega, nagu ta ise on, või faktilise olendiga. Faktilise olendiga ei saa otsustada, kõik asi lõpeb.
eks ole. Aga vaata, näiteks ma tean Inglismaal, ma Inglismaaga äri ajanud on ju. Enne seda 91 Inglismaal juhilubade peal näiteks fotot üldse ei tohtinud olla. Ja kui sa näitad seda ja politseil tekib kahtlus selle politseinikud, kes on loomulikult viisakad, mitte sellised metsakollid, nagu need siin on, eks ole, siis ta lihtsalt ütleb, et tule 3 päeva pärast, tule siis politseijaoskonda ja too keegi kaasa, kes kinnitab, et sa oled sina. Pärast seda see variant muidugi lõpetati ära, et nüüd on vaja, kõigil on vaja pildiga dokumendid. Et see sama nagu see isikuvabaduste või see ei ole õige sõna, isik on firma õigusteta oled, et inimeste õiguste piiramine, see saigi alguse nagu sealt hästi suures mahus, hästi kiiresti läks käima. Nüüd hiljuti Eestis ka hakati uuesti uurima Estonia hukku, et nii palju aastaid on mööda läinud ja selle ümber on niuke skandaal ja valed ja et miks just nüüd jälle see päevakorda tõmmati, mis seal siis nüüd siis nii valesti või on? No seda on raske öelda, on ju, aga mida meie saame nagu enda teadmiste põhjal öelda on see, et vaata siin räägitakse, et ei tohi sinna peale sukelduda ja minna, on ju, ja et hauarahu, et see on tegelikult jama. See, mis praegune, see, kes seda eesotsas veab, on ju, see inimene, tema ütles, et see on hüljatud vara. Seal ei ole omanikku, on ju. Ja kui kindlustusselts ei ole tahtnud seda välja saad loistada, seda merepõhjast, siis see ongi hüljatud vara. Ja selle termini kohta öeldakse, et lost at sea. Ja samamoodi need inimesed, kes seal peal on, need ongi kõik, nii kui sa sõidukisse istud või astud, siis sa oled lost at sea. Et inimestel ei ole õigusi, kui nad on laevas või lennukis või ka autos. Alati veetakse nii-öelda juriidilises mõttes laipu. Ja aga miks mitte sinna minna, kui seal öeldakse, et sealt ramp on eest ära veetud ja kõik, sealt on midagi siis välja veetud. Nii et väga tore, et seda tehakse, sellepärast, et tõde teeb vabaks. Jah. Aga miks siis need, kes tahavad seda uurida, miks nad nii jäigalt siis nagu kardavad seda, Rootsi valitsus on vastu sellele või keegi on valitsuse vastu, miks nad ikka väga nii kardavad tegelikult, kui nad on nii kadunud hinged seal laevas ja see ei kuulu enam kellegi, siis põhimõtteliselt igaüks võib sinna minna laeval uurimisesse. Ma sealt võib minna muidugi, ega keelata ei saa, aga võib-olla see on selline teema, mis on natukene keeruline inimestel mõista, aga igal juhul see on väga tore, et sellist asja tehakse, et seda uuritakse. Ja soovime neile edu, on ju. Ja kui siin oli teema muide vahepala, et kui on probleemid, et sealt sõjalaev takistab või midagi on, siis me soovitame nendele inimestele, kes seda asja veavad, võib-olla pöörduda meie postkontori poole, on ju. Ja kui me peame seda vajalikuks, siis me saame anda kaardi, mis selle sõjalaeva koheselt minema ajab. Et see kaart toimib väga hästi. Et selle piisab, et te näitate seda ja ütlete, sõjalaev paneb. Väga hea. Näed siis lahendus olemas. Ja lahendus on olemas, et keegi ei taha takistada. Ma elan ise Tallinnas vanalinnas ja kui ma jalutasin seal vanalinnas ringi, siis ma läksin mööda Norra saatkonnast. Ja üks huvitav kiri oli tekkinud Norra saatkonna vapi peale. Ja räägid äkki täpsemalt sellest, mis toimus. Tundsin ära tuttava käekirja. Ja, teame. No seal oli väga lihtne, on ju, vaata. Norrakad ju, eks nad ikkagi see Norra on kuningriik, eks ole, ja nad oma lambaid seal karjatavad, on ju, või neid siis inimingesid. Ja eks need norrakad ju on, nad said ju tänu selle naftale said rikkusi. Aga siiamaani neil on ju need kombed ikkagi, neil on ju WC-võrk kodus olema nüüd pandud sisse. Nad teavad ikkagi põõsas käivad oma asju tegemas. Ega nad ei muutu, olemusi ei muutu, on ju. Ja vaata, paljud eestlased on käinud siis Norras tööl, on ju, ja eks need norrakad peavad vist meid nagu siis veel nagu suuremateks, et täitsa mingisugused metslased. Aborigeenideks, kes ei oska maa ja vahvliga süüa ega midagi, on ju. Üks Ameerikast tulnud inimene, tuntud inimene ütles, et nõukogude ajal ei olnud isegi restorane nõukogude Eestis. Tõepoolest, McDonaldsi restorani jutumärkides ei olnud, aga olid restoranid, kus inimesed käisid ikka smokingutes ja olid olemas sellised asjad. Ja nüüd selle Norraga oli niisugune asi, et jah, me teame seda juhtumit. Ja seal oli niisugune vahva asi, et Norra tuli kiri siis inimesele, on ju, et mingi nõuete, kes seal tööd tegemas on. Ja tuli läbi aktsiaselts Eesti Vabariigi aktsiaselts Maksuameti, on ju. Ja seal oli öeldud, et pädev asutus nõuab teilt raha. Ta ei öelnud, mis asutus, pädev asutus on. Pädev saab ainult inimene olla, asutus välja mõeldis. Nii et juba see dokument ise oli nagu võltsitud, millega saaks neid samu vahele võtta, kes kirju välja saadavad. Ja siis selgus jah, et midagi talt tahetakse. Inimene ütleb, mis ma siis teen, et tekstidest aru ei saa, kõik on norrakeelsed. Ma ütlesin, et kõige lihtsam on kasutada neid rahvusvahelisi makseinstrumente, millega sa annad nagu volituse enda lõputult kontolt võtta. Ma ei tea, kas 30 000 vist taheti ta käest, aga nii väikest ei olnud, oli 500 000. Inimene teostas makse sellega ära. Aga kuna nüüd tekkis ülemakse selle makseinstrumendi, siis loomulikult Norra sellelt finantsministeeriumilt
Siv Jensen oli veel sel ajal vist minister. Ja ülejäänud palud tagasi kanda, aga see makseinstrument on edasi kaubeldav nendele, kes selle saavad, kuid tagasi võtmatu. Seda ei ole võimalik tagasi võtta. Ainuke, mida sa teha saad ülemakse korral, et nad kannavad nüüd seal selle makseinstrumendi esitatud summa, kannavad digitaalsete nullidega sinu arvelduskontole. Ja loomulikult inimene tegi seda, kõik on korrektne värk, on ju, ja andis lõpuks nad, norrakad aru saada, et ei taha maksta, mingid paborigeenid, eks ole, mingid Valge Afrika. Eks ta peavad ju meid Valgeks Afrikaks. Vaata, meil on ju Eesti vapi peal on 3 kaslast, kes niimoodi abi otsivalt käpaga niimoodi lehvitavad. Valge Afrika. Ja vähemalt nende ärireeglite teadmises oleme me küll Valge Afrika, vähemalt enamus seltskonna suhtes on. Ja siis oligi, aga kõik on, tuleb korrektselt ajada. Kui sa kõik ajad asjad korrektselt, on ju see pärast 3. toietust on ikka raha ei tule tema kontole või raha ei tule. Okei, neid lubadusi makstagi, diginulle. Ei tulnud ega muud ei olnudki näha, siis tuli lihtsalt arestida. Ja täpselt suvisel pööripäeval, eks ole, see Norra, ega me ei saa nagu, me saime need, kes olid tal võlglased. Võlglased olid Rahandusministeerium, kuningas Rahandusministeerium ja siis Norra maksuamet oli. Need olid võlglased ja neid tuli ära arestida, kuna nüüd tekkis selle inimesel nagu nõue nende suhtes, 2 asutuse suhtes on. Ja pärast seda aresti, selle pildi saame ju kuskil näidata. Et pärast seda aresti siis loomulikult nüüd on selle inimesel on nagu teatavad nõuded selle ja nüüd ei tohi see Norra majandusministeerium ei tohi enam uusi töötajaid palgata, ilma et ta talle sellele Eesti inimesele, Eesti ärimehele teada ei anna. Ta tekitab ju talle rahalist kahju, sa palkad, paisutad seda aparaati, aga talle ei suuda ikka ära maksta. Nii et sellised asjad toimivad ja kui keegi nüüd arvab, et riiki ei saa arestida, siis ei ole riigid. Need on eraõiguslikud äriühingud. Kui on tunstnumber, mis on tunstnumber, inimesed ise uurivad, kui see on äriühing. Ja keegi ütleb, et see on riigifirma, siis sihukest asja ei ole olemas. Sa ei saa riigi nimel ühtegi firmat teha. Alati peab lihakeha taga olema. Sest riiki ei ole olemas. See on väljamõeldis. Kas see tunstnumber on absoluutselt maailmas kõigil ettevõtetel? Kõigil ettevõtetel. Seal on, kui sa paned, kellelgi on mingi OÜ, see näitab sinu tunstnumbri välja. Kui lööd ka Rahandusministeeriumi, lööd tema tunstnumbri välja. Et maailmas absoluutselt, mis riigis iga ettevõte, nad lähevad ühte registrisse, kus on tunstnumber üks. Neil ei saa ühtegi arvelduskontot olla, kui ta ei ole äriühing. Nii lihtne see on. Selge. Need on kõik äriühing. Et see maailma finantssüsteem on igat pidi läbi põimitud inimeste tegevustega, ettevõtlusega, kõik need sõjad, mis iganes, kõik on kõige taga on raha. Rahal ongi liikupanev jõud, tahad või taha seda, et inimesed siin räägivad väga tihti sellest quantum financial system. Kas mõned peavad seda mingiks päästeplaaniks või mis see tegelikult on? Me sügavalt kahtleme selles, sest ainuke väärtusallikas saab olla inimene, eks ole. Me räägime, see ongi see, millest meie räägime, nüüd hoiame järgi, sest quantum rahast, et ma toon vahepala on ju, inimesed ei saa aru, kuidas see maailm on kokku tarageldatud. Ja nüüd, kui on kellelgi nagu selline kujundlik mõtlemine, siis ma toon sellise pildi, kus on lambad. Lambad on sellise saadikus on. Ja siis nende lammastel ongi demokraatia. Te võite süüa sealt paremast servast, te võite süüa vasakust, sööge, kus tahate. See on kõik õige. Ja nüüd on need lambakoerad, kes vaatavad, et on. Osad on sellised, need lambakoerad on siis ütleme, kui me toome ta nii-öelda sellesse riigimängu, siis on need politseinikud ja ministrid ja igasugused muud ametnikud on. Ja nüüd on üks karjane, kes jälgib neid koeri. Et koerad, kui on need liiga aktiivsed, vaata, siin on ju enne kuulmatud lood, kuidas ise hakanud politseinik, mis politsei polivalveamet on erafirma, läheb kellegile hoovi ja tapab pereisa ära. See on enne kuulmatu. Loomulikult, ma saan teada, kuidas see asi lõpeb, et ega siin ongi silm silma ja hammasamba vastu, eks ole, muud varianti ei olegi. Aga see on enne kuulmatu. Vaat nüüd see sama, kui see noor kutsikas liiga palju neid lambaid näksib sealt säärest on, siis kas kutsub mõni vana lammas või tegelikult saadetakse see teine koer välja. Ja kui koerad ka hakkama ei saa, siis tuleb karjane ja nuhtleb neid koeri. Ja neid karjaseid, nagu selles riigimängus, neid keegi ei tea, kes need on. Aga karjane ei ole selle lambakarja omanik. Ja meie räägime, need on täiesti varjust, meie räägime nendest reeglitest, mis nende omanike vahel kehtivad. Aga mis puutub sellest kvantumrahasüsteemi, sellest osa räägivad nagu päästerõngast on, aga me näeme seda siiski, et tegemist on, kuidas Hiinas on see sotsiaalse krediidisüsteem. Et see on ikkagi selle käivitamine ja midagi antakse, on ju, aga kui sa sõna ei kuule, siis lükatakse välja. Hiinas on, sa ei saa ju rongi, nii kui sa valesti midagi ütled, ei saa rongi, ei saa bussi, rääkimata lennukist, eks ole.
ja me arvame, et see on ikkagi uus arendussüsteem. Kas on ka teada mingit perioodi, millal nad seda täielikult rakendada tahavad? No vaat, siin me jõuame nüüd sinna, et millal need masinad siis käima lükatakse, on ju, mis biomasinad, eks ole, et kui tihti või kui ruttu nad oma need asjad soonde saavad. Tegelikult selle Quantum Financial Systemi taga on ka tegelikult see suur nimetatud COVID-i pandeemia programm, et ongi see vaktsineerimine, millega siis inimestesse süstitakse siis põhimõtteliselt seda programmi, et see ühtiks siis selle süsteemiga. Kõigepealt on vaja seadmed sisse süstida. Selle seadme nimi ongi see, mida kasutades on see grafiin, eks ole. Ja grafiin on grafiidist saadud. Grafiit on, ja see on väga lihtne, igaüks saab kodus seda grafiini endale teha, kui ta tahab. Pliiatsiga lüüd, nüüd võtad läbipaista selle isoleeri, paned sinna hunniku peale, see jääb see külge. Nüüd võtad teise isoleeri, paned sinna peale. Saad aru, ja niimoodi kogu aeg teda paljundad, kuni jääb ainult üks kiht. Ja nüüd, kui on ainult üks kiht seda nii-öelda grafiiti, siis ta muutub grafiiniks. Ja siin on ju palju näiteid, kuidas inimesed magnetiseeruvad. Siin üks inimene meiega siin seletas ja vaidles, kes midagi ei teadnud asjast ja siis lõpuks proovis oma isa peal. Ja isal ju seisab münt otsa ees. Ta küll ütles, et me võime seda videot avalikult kasutada, aga et üldiselt seda ei tohi süstimisega seostada, et ärme siis seosta süstimisega. Ütleme, et see on siis jumalik puudutus võib-olla või jumalik suudus otsa, et tead nagu Itaalia maffia teeb, eks ole, et ilmselt on siis see, et mündid seisavad otsa ees. Ja kõige hullem, ja see ongi see, et see süsteemis on sul, sa oled nüüd ühendatav nende seadmetega, nende, mis need on, telefoni mastid, eks ole. Ja väga lihtne on inimesi ju välja lükatakse, ju nähtusi küll, kuidas nad friisivad ära, eks ole, jäävad täielikult seisma. Ja mis kõige hullem selle asja juures on kõige hullem on see, et üks inimene, kellele me selle videot näitasime, selle naine tuli teisest toast välja, nad kumbki ei ole poogitud. Vaktsineerida ei ole õige sõna, see on pookima, sest see ei ole vaktsiin oma olemuselt. Ja naisel münt otsa ees. Täitsa lõpp ja ei ole poogitud. Ja siis mees proovib endale ka. Ja see tähendab seda, et see tuleb üle, sest naine jälle inimesed on õpetatud eelnevalt maffiakombeid. Kallistamine, maffia komme. Sihukest kommet ei ole olnud, inimesed teretavad teineteist võõrast naist üldse ei puudutatagi, eks ole. Kummardatakse ja võib-olla niimoodi, aga nüüd on uus komme, kõik kallistavad. Sa lähed teise inimese aura välja, eks ole, lööd selle sassi. Ja see tuli sealt kaudu üle, et see naine nakatus kallistamist. Ja seda kutsutakse, see on reaalne nähtus, seda kutsutakse shedding. Nii et see tuleb üle, see on äärmiselt ohtlik. Nii et see biorelv on nii võimas, et väga võimas. Lähedal olles sa ei peagi vaktsineerima või pookima ennast, see kandub lihtsalt sulle üle. Nii et ja kui tegelikult ongi viimastel kuudel on tegelikult välja imbunud päris palju informatsiooni tõesti selle kohta, et vaktsineerimata või pookimata inimesed on ohutud ja kõige suurem ohuallikad ongi vaktsineeritud, poogitud inimesed ja keegi on siin väga tark inimene isegi öelnud, et poogitud inimesed tuleks eraldada tervet inimeste ühiskonnast, sest et nad hävitavad selle elu siin eluprogrammis. Et välja arvatud, see pookimine pookimiseks, aga on kuuldavasti ka sellel nimetatud maailma eliidi plaan siin maailma ümber jagada, et Vene Föderatsioon tegelikult ei ole see oht siin, nagu mõned peavad suureks ohuks, et tegelikult on meil ju Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Liit täiesti alles ja tegutsemisvõimeline, et mis tuuled seal pool puhuvad. Seda näitab raha. Rahadel on tunnused, eks ole. Ja on 3 tunnust, mis näitavad Vene rubla. On SUR, Sovieti Union rubla, eks ole, on RUP ja RUR. Kõik nad on kehtivad. Kui on need kehtivad, siis järelikult see organisatsioon, Nõukogude Liit ka välja mõeldis, seda ju reaalsuses ei ole, eks ole. Vene Föderatsioon, teda füüsiliselt ei ole, on inimesed, kes seda mängu mängivad, on ju. Ja Romanoveid nad tagasi ei kutsu, on ju. Sest Vene vapp on küll ühtemoodi, aga kui sa vaatad Vene nende raha peal olevat vappi ja vaatad nüüd kunagist ajutise valitse vappi, siis need on sarnased. Nii et tähendab, et mitte öelda identsed, on ju. Nii et nad üritavad käivitada seda sama ajutist valitsust. Aga see tähendab seda, et mingit Eesti Vabariiki kunagi ei ole olnudki. Pole olnud kõik kogu lõtte, eks ole. Kui Nõukogude Liit taastatakse ja tõenäoliselt see juhtub, ja ma ütlen, millal see juhtub, vaatame, palju meie ennustused täppi lähevad, on ju, ega me väga palju ei eksi. Et 17. septembril 2024 on ÜRO 79. istungjärk
ja seal ilmselt käivitatakse Nõukogude Liit uuesti. Veel nende inimestega, kes siis järgi on jäänud. Nii et ma arvan, et see on meile nagu vähem ohutum, see Nõukogude Liidu värts, sest seal on võimalik veel läbi rääkida. Aga ajutise valitsusega ei ole mingeid läbirääkimisi. Nõukogude Liit käivitatakse, oletame, kui käivitatakse, see läheb reaalseks. Kas need piirid on siis samad või pannakse sinna lisariike juurde? See ei ole võimatu, no kui Soomet nagu maailma eliidi poolt neile pakuti, eks ole, see ei ole võimatu ja kui ta on selline nagu sarnase põhimõttega, nagu ta vanasti toimis, on ju, sulgi oli üks saates intervjuu, kes kirus hirmsasti sotsialistlikku korda, on ju. Aga ise elab maailma kõige sotsialistlikumas maal, riigis ütlema maal, milleks on Rootsi, eks ole. See on ju kõige sotsialistlikum maa, mis üldse olla võib, on ju. Nii et see, et sinna liidetakse Soome ja Rootsi, täiesti võimalik on. Et see kõik on võimalik. Mis te arvate, kas sellel aastal oktoobrikuus võib tulla mingi selline tehnoloogiline murrang maailmas, mis võib ka siin päris palju inimeste mõttemaailma muuta, et räägitakse mingisest päikesetormist ja mis lööb siin kõik need rahasüsteemid ja internetitrivist välja. On teil selle kohta midagi öelda või? Sellest on räägitud, on ju, aga eks neid jutte on kogu aeg räägitud, nii et kui inimesed tahavad vaadata, mis nagu plaanis on või mis sündmused toimuvad, siis on ju usuinimesed teavad seda, on ju Johannese ilmutuse raamat, seal on ju kõik kirjas. Seesama müntide otsaette kleepimine, seal on öeldud, et sa ei või osta ega müüa, kui sul ei ole seda metsalise märki otsaes, eks ole. Ja see on 8. peatüki 8. salm, Johannese ilmutuse raamat. Et seal on kõik kirjas, on ju. Keegi üritab nüüd täpselt selle ilmutuse raamatuse järgi teha. Siis on ju seal teisigi neid paragrahve, või paragrahve, peatükke. Näite, kus need on? Kus need on? Palun väga. Näiteks see on ilmutuse raamatu 9. peatükk ja salm 15. Siis päästeti valla need 4 inglit, kes on valmistunud selleks tunniks ja päevaks ja kuuks ja aastaks, et tappa 3 inimestest. Väidetavalt on 2,8 miljardit inimest juba poogitud. Kui me teeme nüüd väikse arvutusest, me saamegi, et umbes üle 8 miljardi on see. See ongi 3. Need 4 inglit on ju. Mis on 4 ingli nimed? Nimed on ju teada. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson ja Johnson. Keegi üritab selle stsenaariumi järgi teha, on ju. Nii, vabandust, ma eksisin. Keegi ei tohi müüa ja kosta, see on 13. ja 13. peatükki 17. salm, on ju. Kellel on märk, kas metsalise oma nimi või tema arv on ju otsa ees, on ju. Ja ilmutuse raamat 8. on, et teine ingel puhus pasunat ning otse kui suur tulest põlev mägi visati merre. Võt see on see sama, mis toimub praegu selle Kanaari saartel, selle La Palma. Nad üritavad seda nüüd sealt tüki küljest ette saada ja siis teha tsunamit, mis siis läheb New Yorgi ja selle Florida ja kogu selle peale ja teeb väikse pesu seal, on ju. Ega pesu iseenesest alati ei olegi paha, on ju, võib-olla pesebki seal soigi minemisel, on ju. Ja vaata, osad ju ristimisel kasutatakse ka, kastetakse inimene vette, eks sulle üle nii kastetakse vette, siis see puhastab tegelikult aura väljast. Kuidas me öeldakse, elektrilised ole, eks ole. Kõik ju tootab elektriga meie sees. Ja ta iseenesest võib-olla ei olegi paha. Aga ma ei oska selle kohta, meie seda sündmust ette ei näe, on ju. Ja kui nüüd keegi arvab, et me oleme nagu selgelt nägijad, elemendid on ju see asi, et tegelikult palju lihtsamalt. Me võime seda seletada, kuidas see käib, on ju. Vaata, selline hea film on, eks ole, tõsiselt hea, et ma kuidagi halvasti ei ütle. Filmi nimi on Diskole tuumasõda. Inimesed võiks seda vaadata. Ja seal on ka üks noor inimene, on ju, tema saab kätte Soome saatekavad, on ju, siis ta trükib neid ja paljundab, on ju. Ja siis inimesed loevad, et 2 nädala pärast on üks hirmus vahva film, et Emmanuel, on ju. Ta ei ole ennustaja, vaid ta lihtsalt teab, mis on kavas, on ju. Ja täpselt samamoodi on, kui sa tead, mis on kavas, selleks ei pea ju ennustaja olema, vaid sul on stsenaarium ette teada, on ju. Ja filmides näidatakse sellepärast, et saada vastaspoole nõustamist. Ja nüüd stsenaariumit on ju tõesti, on ka olemas need kaardid, mis vaata inimesed vaatavad nende sama tarokaartide pealt. Tarokaartidega sa pead olema äärmiselt nagu erudeeritud, eks ole, kes need vaatavad neid kaarte, on ju. Sest see tõepoolest on energiat, mis seda kaarte liigutavad, on ju, aga sa pead oskama ju tõlgendada, mida sa seal näed, on ju. Mitte nii, et vaatad, tõstad neid kuskil neid kaarte, on ju, siis aknast väljas küsid, et kas keegi teab, on ju, või kui sa siis kuskil saates oled, siis küsid kaameramehe käest, et kuule, kas sa tead, mis see võiks tähendada. Ja see ei toimi korralikult, on ju. Aga meie kasutame lihtsamaid kaarte.
et ma soovitan kõigile inimestele neid kasutada, need näitavad kõik ära ja tõenäoliselt on toimunud ajas liikumine, sest kui teil on kuskil vennaskonnas tutvusi või keegi oskab teile öelda, et aeg ei oma mingit tähtsust, sellepärast, et aeg on võimalik ette vaadata. Nende kaartide nimi on Illuminaati kaart, nendega ei eksi mitte kunagi. Et seal on vaadatud, kuidas see asi käib, et üks moment, et meil oli näiteks Nordea pangaga seoses, me ei teadnudki isegi seda, muide see, et siin on ka ju Nordea pangaga oli seotud üks Soome rikkam Björn Wahlroos. Ta on meie perele muide 215 000 võlg. Loodame, et ta suudab selle ikka ära maksta. Nagu on ka ise hakanud kohtunik Marget Hendrikson on meie perele 185 000. Ta võttis mu teenuse vastu. See ei ole ju normaalne. See ei ole, et ta paneb need riided selga, läheb turule, sööb ennast apukapsast täis, ütleb, et ma olen kohtunik ja siis kõhutuulega lendab minema. No ei ole ju normaalne, maksab selle kapsast. No miks mina ei kauple kapsaga, mul on natuke teised asjad, millega ma kauplen. Ja seda me näiteks ei teadnud ja Björn Wahlroos on ju. Ja ta ongi, et lõbustab lapsemeelseid. Käib plaati keerutamas siin Eestis vahest, kui röövimisest aega üle jääb. Ja siis oligi meile näidati sellist kaarti, mille kaardi nimi on Björn. Seda me ka ei teadnud. Illuminaati kaart on see, Björn. Ja siin on öeldud, et see on tore viiking, on ju lõbustav lapsi, on ju. Aga samas on öeldud, et see, kes selle Björni likvideerib, see teeb inimkonnale teene. Ja mis sa teed? Eks neid ennustuskaarte on ju teisigi, kui sa kaarte paned, eks ole. Ja on üks Illuminaati kaart ja selle nimi on Lawyers, on ju. Ja me tahame sellega nagu näidata, see ei ole meie väljamõeldis, aga lihtsalt me teame, mis tulevikus olema saab. Ja seda kaarti tasuks võtta väga tõsiselt kõikidel juristidel, väga tõsiselt soovitame seda võtta. Ja see kaart näeb välja selline. Oled sa näinud seda? Ja see kõik juhtub, seal ei ole ühtegi asja, seal on nendest kaartidel on kõik see vaktsiinipull ja kõik see on kõik näha, nii et selleks ei pea olema, tõesti jah, nii palju peab olema, et see energia neid kaarte õigel ajal sulle ette lükkab. Sellised energiad on olemas, need on ju teada, et on olemas, eks ole. Ja sul ka siin see üks, kes sul intervjuu andis, on ju, ta vist rääkis seal ka ilmsasti teatavatest inimkooslustest, eks ole. Me tahaks, et nagu oleks selline õiglus ja selline hästi inimesed saaksid aru, kuidas need asjad käivad. Kas seal raamatus ei olnud ka hästi palju neid epiteete kasutatud, et Roimar peret näiteks oli jutt, eks ole, oli. Vaata, aga keegi ju ei tea, millest need Roimar peret tekivad, eks ole. Ehk siis nii-öelda maffiast oli jutt. Vaata, maffia tekkis omal ajal selle pärast, et olid väärtuste loojad, põllumehed, loomakasvatajad, käsitöölised. Ja neid rõhusid siis parasiidid, need, kes siis nendel ülevalpool istusid. Nad ei loo mitte mingit väärtust, aga pumpavad kogu aeg ainult neid. Rõhuvad neid. Ja kuna kusagilt abi ei saanud, ja see situatsioon on muide praegu Eestis, on see nagu kujunemas. Mitte kusagilt abi ei saanud, siis mitte mingit muud varianti ei olnud, kui need samad põllumehed, ütleme siis väärtusloojad ühise nimetajaga, istusid kokku ja ütlesid, et keegi peab nüüd selle kohtunikule ära tegema või selle prokurörile või selle politsei ülemale. Muud varianti ei ole, lihtsalt ei ole enam muud varianti. Ja öeldigi, et vaat, sina teed, on ju, ja kui sul läheb halvasti, siis me sinu pere eest kanname hoolt. Ja nii see nii-öelda maffia sündis, see sündis ikkagi nagu rõhumise vastu, et kusagilt ei ole võimalik abi saada. Ja loomulikult see, et ta läks edasi ja Itaalias ju enam maffiat ei ole, et oli ju saade Berlusconist. Ja seal oli Berlusconi ütles, et mis nalja teete, mis maffia, et ma olen ju siin. Ütles kaadris saate lõpus, mingi maffiat ei ole. Eks ta võib-olla, mis ongi nagu, kuidas see maffia terminoloogia on või ütleme definitsioon on ju, ma küll ei tea, kes selle on kirjutanud, on ju, aga see definitsioon on 3 või enamast isikust koosnev grupeering, kes tegutseb ühise eesmärgi nimel ja kellel on kindel rolli jaotus. Ehk siis, kui me toome selle nagu teise, on pangatöötajad, kes lasevad uskuda, et nad laenasid teile midagi. Siis on kohtunikud, kes lasevad uskuda, et neil on õigus teie üle otsustada, ilma teie nõustamised. Ei, seda õigust ei ole ja nad ei räägi, et tegemist on erafirmaga. Siis on FIE-dest kohtutäiturid, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tahavad oma saaki saada, teeb need väiksed hüäänid, siuksed, räägivad loomakesed. Ja siis on 3. politsei piirivalvaat, kes kaasatakse relvastatud üksusena mingiks tehinguks. See on juba 4. Et see ongi nagu klassikaline maffia. Nad tegutsevad ühise eesmärgi nimel ja et saada sellest materiaalset kasu. Materiaalne kasu on nende niinimetatud töötasu. Ja mina leian küll, et kõik need kohtunikud ja sellised ametid, et see peab olema missioonitundest, samamoodi nagu politseinikud. Et nad ei tohiks palka saada, igavust palka. Täpselt samamoodi nagu seal, kes need on, tead see Karisel Toompel.
riigikogulased. Okei, riigikogulased, eks ole. Et ka seal peavad olema niivõrd varakad inimesed, see on nagu auasi, eks ole. Ja ma arvan küll, et neil ei ole vaja üldse, see tuleb ära võtta. See tuleb ära katkestada ja kogu lugu. Nii et see on hästi lihtne. Selge. Tegelikult ongi, elu peaks olema lihtne ja ma ei häbene seda öelda, et tegelikult elu peaks olema inimeste vaheline äritegevus. Et iga inimene, kes midagi pakub, ta võtab vastutuse ja tehakse kokkulepped, et kõik oleks rahul, elu oleks tasakaalus. Ja tegelikult, kui ma aru saan, siis tegelikult ei ole ju vahet. Sul pole pea mingid OÜ-sid AS-i vahel olema. Isik teebki, elus inimene teebki oma vahenditega ettevõtlust, äri ja nii see maailm peakski toimima. Ja nagu sa ütlesid, Argo, et kõik sellistel rahvajuhtidel see peaks olema palgata töökohad. Nad teevad seda auga, et neil on suur respekt, et rahvas on neid valinud sinna. Need juhivad ka seda riiki või siis kogukonda südametunnistuse järgi ja patriotismist ja ilma rahata. Ma usun, et nii see asi ka võiks toimida. Aga ma vahepeal ütlen sulle, et me võiksime kohe siia uue ettepaneku teha. Et kuidas, vaata praegu need valimised on nagu salajased, eks ole. Keegi ei saa ju, valisin, üks väidab seda, teine väidab teist. Aga miks inimesed tänapäeval on ju kõigil uhked telefonid, kui nad sinna kabiini lähevad? Meil on oma selgitus muidugi selle valimiste kohta, aga lasta olla. Et miks nad ei võiks pildistada, keda nad valisid. Ja nüüd tekidki, tõstad selle telefoni üles, näed, ma valisin sind. Miks sa ei tee nii, nagu ma lubasin? See on väga hea ettepanek. Kas pole? Täpselt. See likvideeriks ära selle e-valimissüsteemi pettuse, sest et nad on ju siiamaani pole olnud tõesed. Ja seda mõjutab kontrollida, see on võimalik on pette igat pidi, aga see on ju hea idee, kuule, seda ideed võiks ju veel arendada kui tegelikult. Et kui inimesed tahavad näiteks oma laene nende makseinstrumentidega, nii-öelda laene, jutumärkides ära maksta, on ju, ja nad näitavad, et nende aju töötab korralikult. Vaata, kui maskid on ees, on ju, siis ei pruugi enam hapnikut saada. On ju. Alguses pea valutab, on ju, pärast airab sellega ära. On ju. Mõttetegevus nagu aeglustub ja läheb kehvemaks. On ju. Ja kui nad näitavad telefonist, keda nad valisid, on ju, siis võib-olla nende inimestel saab aidata neid ka neid makseinstrumente luua. Loomulikult see, kuna tegemist on ajakuluga, siis on tasuline, aga kui sa valisid näiteks, üks on, mulle need nimed ei jää meelde, on ju, aga keegi siin ütles nende Toompeal inimeste kohta, eks ole, et nad on mingi, ma ei tea, mis nad ütlesid, prügi või midagi oli, on ju. See inimene ise on ju mingi genitaalide sügaja, on ju, avalikult sügab genitaale, eks ole, ja selline võtab suu täis, on ju. Ja teine, kes oli, jälle mul ei ole mingi nimi veeles, see oli ju, me ei teadnud, kes inimene on, vaatad, inimene on relvakaupmees. Kelle seksuaalpartner on mingi valetamisega vahele jäänud, eks ole. Ja selline võtab suu täis, on ju. Relvakaupmees, see tähendab seda, relvi ei müüda selleks, et niisama nad ilusad asjad on, või metalli viia. Et kas see mitte Stanislavski ei ole öelnud, et kui etenduses on esimeses vaatuses relv seina peal, on ju, siis viimases vaatuses teeb ta ka pauku. See tähendab seda, et relvadega tehakse pauku ja hävitatakse inimesi. Ja selline relvakaupmees. Ja see, et ta seal Toompel istub, see näitab, millised on tema valijad. Need on samasugused. Täpselt nii. Et meie tänased riigikogulased on nende endi valijate peegeldus. Täpselt nii. Et mõelge inimesed, kui te lähete seekord kohaliku omavalitsuse valimistel valima, siis kas te olete valmis oma meelt, suhtumist ja käitumist muutma nüüd lõplikult ja te teete mõistliku valiku. Meile paranduse. Jah, aga täna siinkohal meie intervjuu ongi läbi. Ma tänan Argo Evelin